Lugupeetud külalised, hea koolipere, tere tulemast Noarootsi kooli pidulikule lõpuaktusele. Palun lõpetajate saali tulekuks, lippude sissetoomiseks ning hümni laulmiseks püsti tõusta. Annan sõna direktor Signe Matteusele. Armsad abituriendid, kallid kolleegid, head lapsevanemad, külalised. Iga kooliaasta kõige puudutavam, hingeminevam ja pidulikum sündmus on abiturientide lõpuaktus. Meie kõigi jaoks on see ülimalt tähtis ja uhke päev. Täna jätab 21 noort selja taha magusad lapsepõlveaastad. Mitte, et lapsepõlv tänasega täiesti läbi saab, kuid miski muutus siiski toimub. See, kuhu edasi suundutakse, on koht, kus on vaja senisest rohkem iseseisvust, ise hakkama saamist. Ma väga loodan, kallid noored, et Noarootsi kool on andnud teile tugeva põhja ja asjalikud suunised,
mis toetavad teid selles, kuhu te edasi liigute. Mina tegelikult nende vahvate noorte pärast südant ei vaata. Igas meie abituriendis on olemas kõik need head omadused ja oskused, mis neil aitavad elus hakkama saada. Noored neiud, kes on täna meie ees kohe eriliselt kaunid. Ja noormehed, kes on nii mõnusalt šikid. Nad kõik on omal moel maailma parandajad. Nad on siirad, hoolivad. Nad on lihtsalt head ja armsad inimesed. Ja see ongi kõige olulisem, olla hea inimene. Eesti vajab häid, hoolivaid, sallivaid ja tugeva hingeharidusega noori. Ja meie koolist on Eesti sellised noored endale saanud. Mind isiklikult olete teie 93. lend kõik nii sügavalt puudutanud, et igaühest teist olen ma salvestanud oma mällu pildi. Sander, päikesekeel, see jääb. Äärmiselt väärikas ja sügava sisemise kultuuriga noormes. Emma, armas naeratus, mis on alla pääsenud ja nii paljudele toeks. Sander Mattias, julge ja sisemiselt väga tugev noormees. Karolin Maria, alati nii helge. Kaspar, väga riigimeheliku olekuga noormees. Liisa-Lisete, rõõmsameelne noor näitleja. Robin Merisalu, vaikses ja tõsises noormehes on peidus palju suuri tõhusid. Simona, väga asjalik ja toimekas noor neiu, kellel on hästi hea arutada, ükskõik mis teema. Georg, noormees, kes aina avaneb ja edeneb. Adele, nii sooja ja avara südamega ning väga hooliv noor neiu. Robin Veedla, alati õigluses seisjad. Anneli, pealtnäha nii tagasihoidlik, kuid tegelikult nii julge neiu, kes viib ellu selle, mida ta tahab. Gerdo, nii armsalt ja ehedalt aus. Laurits, noormees, kes teab alati, kuis asjad on. Angela, armsalt tagasihoidlik neiu, kel on väga hea käsi joonistamises. Gregor, noormees, kellel on alati naeratus näol, kes on alati väga viisakas ja sõbralik. Caitlin, neiu, kes avab end tasapisi. Temas on peidus nii palju head. Marilyn, neiu, kes võtab nii mõnusalt ja rahulikult.
Anni, kui on tahet, siis on kõik võimalused valla. Ja Richard, noormees, kelles pulbitseb tohutu loomingulisus, kasutas ära. Öeldakse, et iga klass on oma klassi juhataja nägu. Tiina Järv on õpetaja, kes on oma siira hoole ja eeskujuga meie noori väga inspireerinud. Ma olen veendunud, et Tiinat jäävad meie tänased abituriendid igavesti oma südames kandma. Suur aitäh sulle, Tiina! Suur aitäh kõikidele õpetajatele, kolleegidele, õpilaskodu kasvatajatele, et te olete olnud osalised 93. lennu ettevalmistamisel suureks eluks. Suur aitäh lapsevanemad, et te olete oma lastele olemas olnud ja et te olete koolis meie tegemistele õla alla pannud. Ja minu väga suur tänu ja kummardus teile, armsad üheksandikud. Soovin teile hästi kõrget ja põnevat lendu. Aitäh! Sõna saab Noarutsi osavallavanem Aivo Hirmu. Head noored, palju õnne teile Noarutsi kooli lõpetamise puhul. Öeldakse, et õppija on teelkäija ja õppimine on teekond. Seega täna on teie teel ja elus üks oluline verstapost, kus tuleb teha uued valikud ja seada uued sihid. Loodan, et saate ja teete need valikud oma parima äratundmise ja soovide järgi. Aga alati tasub seada kurss õppimisele ja olla avatud kõigele uuele. Mõned teist jätkavad Noarutsi gümnaasiumis, mõned lähevad edasi üle Eesti teistesse koolidesse. Ma usun, et see aeg, mis te siin Noarutsis õppinud olete, on olnud huvitav, kasulik, meeldejääv, põnev ja kuhu iganes üle Eesti ei liigu, et ma usun, et ühel või teisel moel te jõuate siia Noarutsi ikka tagasi ja see koht teil ei lähe meelest. Aga mis ma tahan öelda, et mida iganes te ka ei teeks, et tehte seda kire ja pühendumisega. Ja soovin teile pikka seiklusrikast, rõõmsat teekonda oma sihtide seadmisel ja eesmärkide saavutamisel tulevikus. Palju õnne! Algab tunnistuste jagamine. Lõputunnistused ja me alustame, nagu mõtlesin, kõik oletegi väga tublid ja head. Ja kellest me alustame, palun? Mul on abilised, palun tulge siia.
Sander Kaur lõpetab põhikooli kiitusega. Kaspar Koor lõpetab põhikooli kiitusega. Robin Merisalu lõpetab põhikooli kiitusega. Laurits Piir lõpetab põhikooli kiitusega. Gregor Trave lõpetab põhikooli kiitusega. Sander Mattias Viirlaid lõpetab põhikooli kiitusega. Karolin Maria Kivi lõpetab põhikooli ainealase kiitusega inglise keeles. Simona Suursoho lõpetab põhikooli ainealase kiitusega bioloogias. Robin Veetla lõpetab põhikooli ainealase kiitusega inglise keeles.
Marilyn Ööpik lõpetab põhikooli väga heade tulemustega inglise keeles. Anni Aasa lõpetab põhikooli. Ma palun siia tulla Richard Adamson. Ja palun Emma Rae Aavikson. Kerto Kärt. Palun siia tulla Elis Laurits. Liisa-Lisette Liik, palun tule siia. Adele, palun tule siia, Adele Paarvel.
Priit Lindisler. Georg Vilakov. Palju õnne, kallid noored, ja suur aitäh teile. Ma soovin tänada veel ka Tiinat. Tiinale ja teistele palju energiat tulevikuks ja seal võttides ongi akupangad. Ja siin on õpilasi, kellel mitmed aastad oli klassijuhatajaks meie väga-väga kauaaegne õpetaja Lii Kalm. Teile esinevad põhikooli lõpetajad Reele ja Liisa-Liisete lauluga Kell uus.
Kutsun siia Ingeberg Lindströmi ja Karl-Aksel Aaremanni. Austatud külalised ja kallid õpilased. Meil on hea meel jagada välja 2 preemiat tublidele õpilastele Noorotsi Riigikooli Noorotsi Kodukandi ühingu poolt. Ja on suur rõõmuga me oleme kuulnud, et kool 2 aastat on teinud projekt Eesti russlastest. Rannarootslaste ajalugu on Noorotsi ajalugu ka. Aitäh teile kõigile. Meie esimene preemia läheb õpilasele, kes õppeaasta jooksul on teinud suuri individuaalseid edusamme koolitöös. Ja ma palun siia Georg Viinapuu. Ja meie teine preemia läheb parimale sõbrale. Sellel aastal tema nimi on Simona Suursuu. Palun siia tulla 8. klassi esindajal. Armsad lõpetajad, sooviksime teile kaasa anda Doris Kareva luuleread Elu ei ole lugu. Elu ei ole lugu. Elu on loomine. Kas on nii, et me saame kõik, mida soovime? Kas on nii, et me saame kõik, nagu väldime? Kas on nii, et meid tabab kõik, mida väldime? Aeg, sina üürikene ja üllatuslooline. Elu ei ole lugu, vaid lootuse loomine. Sõna saab kooli lõpetaja Richard Aaremann. Lugupeetud õpilased, lugupeetud õpetajad ja kõik teised siinviibijad. Täna on suurepärane päev, kuid kohati ka veidikene kurb, tähistamaks meie põhikooli lõpetamist. See on hetk, kus võtame aja maha ja vaatame tagasi kõigile neile aastatele, mida oleme veetnud koos siin Noorotsi koolis. Need on olnud meie elus olulised aastad, täis õppimist, arengut, sõpru ja mälestusi. Eelkõige tahaksime me tänada meie armsaid klassijuhatajaid Tiinat ja Liid, kes olid meile suurepärasteks toetajateks ja õpetajateks meie kooliteel. Ilma teieta ei seisaks meie täna siin põhikooli lõpetajatena. Aitäh teile! Samuti ei saa unustada teisi õpetajaid, kes on meile väga olulised ning õpetanud meile väga palju. Te kõik olete säilitanud meisse usku, jooksnud meile järgi, kui on meil millegis halvad hinded, julgustanud meid proovima ja uskuma nii endasse kui teistesse. Vahetevahel jooksis meile järgi ka Reelika, et vahetaksime ära välisalatsed.
ka see õpetas meile ju midagi. Meie koolitee algas kunagi väiksena, mõned võib-olla ka kartlikena, kuid me astusime julgelt uude maailma, mis oli täis võimalusi ja avastamist. Kõigil õpetajate koolitee ei alganud just siin Naarotsi koolis, vaid kusagil mujal. Sellest olenemata oleme me saanud lähedaseks ja ühtseks klassiks. Meie õpetajad olid meile teejuhid, kes juhatasid meid läbi erinevate teadmiste ja oskuste, aidates meil avastada maailma ning leida oma kirgi ja huvisid. Oleme koos kogenud rõõmu edusammudest ja uhkust oma saavutustööle. Oleme tundnud ka kurbust, aga seda vaid veidi. Oleme ületanud takistusi ja õppinud läbi õnnestumise oma vigadest, ebaõnnestumiste oma vigadest. Oleme kogenud seda, kuidas koostöö ja meeskonnatöö võivad viia meid kõrgemale ja kaugemale, kui oleksime suutnud üksinda minna. Oleme arenenud mitte ainult akadeemiliselt, vaid ka isiksustena. Meist hakkavad tõesti saama täiskasvanud ja astume suure sammu oma eluteel. Meie õpetajad on meid innustanud ja toetanud igal sammul ning neile kuulub suur tänu. Teie pühendumus ja kirg õpetamise vastu on meid kujundanud ja aidanud meil avastada oma potentsiaali. Teie töö ei piirdu ainult õpikutesse ja loengutesse, vaid olete meile õpetanud ka väärtusi nagu ausus, sõbralikkus ja vastutustunne. Te olete olnud meie eeskujud ning olete inspireerinud meid rohkem, kui oskate ette kujutada. Nagu juba mainitud sai, siis oleme teile väga tänulikud kõige eest. Vahetevahel te ka riibusite meiega ja arvasime, et olete pahad. Aga milline väike laps siis seda ei arvaks? Kui keegi on meie peale kuri, siis on kohe paha. Aga see just silus meid selliseks, millised me oleme nüüd. Nii et suur aitäh teile selle eest. Oleme valmis jätkama õpinguid, kuid peame meeles pidama, et haridus ei piirdu ainult kooliga. Õppimine ja enesearendamine jätkuvad kogu elu jooksul ning meie ülesanne on jätkuvalt avastada uusi teadmisi ja oskusi. Samuti peaksime meeles pidama, et edu saavutamine ei sõltu ainult kõrgetest hinnetest või suurest saavutusest. Edu on palju enamat kui lihtsalt tulemused. See seisneb ka iseloomu kujunemisel, empaatia ja hoolivuse näitamises ning enda ja teiste austamises. Oluline on leida tasakaal oma akadeemilise, sotsiaalse ja emotsionaalse arengu vahel ning jätkata enesele seatud eesmärkide poole püüdlemist. Lõpetamise hetkel seisame kõik ühtselt kriitilise valiku ees. Mis rada me oma tulevikus jätkame? See võib tunduda hirmutav, kuid see on ka põnev. Meil on võimalus valida oma kirg ja suunata oma energiat sellesse, mida tõeliselt armastame ja mis meid õnnelikuks teeb. Ärgem kartkem unistada suurelt ja seada endale kõrgeid eesmärke, sest me oleme tugevad ja võimelised saavutama uskumatuid asju. Mina soovin, et me ei unustaks kunagi seda imelist kogemust ja aega, mida me siin koolis oleme veetnud ja läbi elanud. Meie sõprused, naerud ja isegi mõned rasked hetked on kujutanud meid inimestena. Hoidkem neid mälestusi südames ja las need meid inspireerida järgmistel etappidel meie teekonnal. Meie vanemad on samuti mänginud olulist rolli meie kooliteel ja ka eluteel. Te olete olnud meie toetajad ja julgustajad, andnud meile turvatunde ning uskunud meisse ka siis, kui me seda ise ei oleks suutnud. Teie armastus ja toetus on olnud meie selja taga kogu selle aja jooksul ning selle eest oleme teile südamest tänulikud. Täna seisame siin, valmis astuma uude etappi oma haridusteel ja ka eluteel. Me läheme edasi, võttes kaasa siin omandatud teadmised ja kogemused. Oleme valmis silmitsi seisma uute väljakutsetega, mis meid ootavad ees nii gümnaasiumis kui ka järgneval eluteel. Aitäh!
Tiina, meie klassijuhataja, kellel on meil üle anda siis klassi poolt tehtud kingitus. Põhikooli lõpetajad Reele ja Liisa Listepe laulavad laulu alles alguses. Annan sõna 9. klassi klassijuhatajale Tiina Järvele. Seda oli vaja pärast ka laulust. Aga eks ma nii hakkama saan. Lapsevanemad, koolipere, külalised. Panin täna oma spikri ka siia paberima. Sellepärast ma tean, et muidu ma ei saa hakkama. Seisan siin teie ees ja ma tõesti mõtlen sellele hetkele, mis oli 6 aastat tagasi, kui ma 4. klassis esimest korda teie ees kõndisin. Siis te olite parajad põngerjad, nii. Kes piibles mind silmanurgast, kes vaatas selliste armsate suurte paralisilmadega, et mis nüüd edasi saab. Kes sosistas kellelegi midagi kõrva, kes vaatas natukene arvikult ja kirjuna, sest õpetaja oli uus.
olete siin jälle viimast korda minu ees minu viimases tunnis. Noored inimesed, kes on lõpetamas üht väga tähtsat eluetappi. Te sulgete enda selja taga Noorotsi kooli ukse ja avate eessõidu uue ukse. Keegi teist ei tea, mis teid selle ukse taga ees ootab. On need õnnestumised, rõõm või juhtub sinna õnnestumiste sekka ka mõni äpardus, läbikukkumine, võib-olla mõni kurb hetk. Keegi teist ei tea sellest. Aga teid tean ma, et vaatamata kõigele teie lööte elus läbi. Te olete seda tõestanud just praegu siin olles. Ärge unustage, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Kui ka elus midagi viltu läheb, siis ei tohi lasta ennast sellest viltuda. Tark õpib vigadest ja teeb sellest oma järelduse. Kõige olulisem on uskuda endasse, kõigele ja kõigile vaatamata. Meil kõigil on kaasa võtnud teiega palju ühiseid mälestusi, mida me selle 6 aasta jooksul oleme korjanud ja kogunud. Need on ekskursioonid, ühised klassiõhtud oma traditsiooniliste mängudega. Mis veel? Ühised piknikud mõne vanema juures, minu juures. Palju huvitavaid tunde. Need naerupallid see tundides, mäletate? Ja ma tahan öelda siin juures, et las need mälestused saadavad teid ja meid ja kutsuvad meid ka edaspidi elus kokku. Ärgem kaotagem sidet üksteisega, sest need koosolemised ja koos tegemised on meid sidunud üheks tugevaks tervikuks. Tahan öelda, et mina ei ole üksi nende 6 aasta jooksul teid õpetanud, vaid ma olen õppinud teid tohutult palju. Olen õppinud kannatlikkust, andeks palumist ja andestamist. Mitte käega löömist olukordadele, mis tunduvad nii väljapääsmatud. Olen õppinud tundma rõõmu, iga teie rõõmu üle ja jagama seda rõõmu, sest jagatud rõõm, see on kõige suurem rõõm. Ma olen õppinud üksteist kuulama, ka oma mured üksteist toetama. Soovin teile ellu kaasa palju edukaid ettevõtmisi. Olge julged katsetama ka siis, kui asi tundub teie jaoks esialgu võib-olla raske või kättesaamatu või võimatu. Sest pärast teadmises, et ma isegi ei proovi, see on veel hullem, sea seda omast käest. Olge julged elama, andma ja jagama, armastage teid. Soovin teile kogu südamest ainult parim. Ja nüüd veel lõpetuseks tahan ma tänada õpetaja Liit, kes suutis olla teile algklassides nii hea õpetaja ja anda mulle sellised lapsed edasi. See vundament oli rajatud nii tugev, et sinna peale ehitada oli juba minu suht lihtne. Teid oli väga lihtne õpetada, ei vingunud ega virisenud, tegite kõike, mis kästi. Jah, päriselt, mäletate. Väga head õpilased. Tänan ka lapsevanem, et te sel raskel ja pikal teekonnal olete olnud saatjaks oma lastele ja olnud nii mõistvad ja abivalmid ja kaasa elanud kõikidele nende rõõmudele ja muredele ning panustanud oma laste tulevikku. Nende tulevik on ka meie tulevik. Tänan teid õpetajad, kes olete valmis olnud venitama vajadusel oma koolipäeva pikemaks, kui ette antud tunnid on. Ja ainult kõik selle nimel, selle õpilase hinne saaks korda ja kõik vajalikud õpioskused omandatud. Tänan teid selle eest hoolivuse eest ja kannatlikkuse eest. Te olete parimad õpetajad. Ja koos teiega lõpetasin ka mina 9. klassi. Head teed teile ja ilusat suve. Sõna saab õpilaskodu esindaja.
taha. Mis nüüd saab? Mida ma nüüd tegema hakkan siin? Sul ei ole ju linna ka vist, eks ole? Täna siin istudes loodan, et kui te tagasi vaatate, siis näete, tegelikult see aeg on õnneks nii hull. See oleks päris kiiresti. Aitäh teile, lapsevanemad, et usaldasite oma lapsed meile. Me hoidsime neile, nii kui suutsime, andsime endast parima. Kogu õpilaskogu töötajate perega. Ja loodame, et selle teame võtavad meie teist kaasa. Täna soovin ma teile unistada suuremat kui ealesti varem. Meie usume teisse. Me usume, et teil on tugevad tiivad, kes teid edasi viivad. Ja siit minnes te võtate igaüks tükikese neist kaasa ja ühe tükikese igaüks teisse. Tänane olevik, see hetk, mis siin on, see on praegu. Homme, kui te tagasi mõtlete, on minevik, aga tulevik aastate pärast ma loodan, et see on ilus mälestus jõudmine. Kallid õpetajad, koolipere, lapsevanemad, külalised. 20 kevadet on Noaroksi kooli põhikooli õpilaskodust teele saadetud noori kasvandikke. Sellel korral on meil 3 kaunist tüdrukut. Meie mälestustesse jäävad kõik need kevaded ja need õpilased, kes Noaroksi kooli ukse sulgevad, et uutele radadele astuda. Õpilaskodu soovib teid tänada ja järgmised read lõpetajad kuulugu teile kõigile. Õpi tegema siis, kui ei taha ja leppima siis, kui ei saa. Õpi nägema siis, kui on pime ja kuulma ning kuulama ka. Õpi naerma siis, kui on valus ja uskuma siis, kui ei tea. Õpi andma, kui keegi ei palu ja minema siis, kui ei pea. Õpi jätkama valitud radu ja vabanda, kui sa teed vea. Õpi olema nii, et on rahu ja elama nii, et on hea. Anni. Liisa. Ja Emma, ma tänan, et ma jõudsin su naeratused ära oodata. See võttis küll aega, kui need tulid. Kõlab laul põhikooli lõpetajatele.
siin, et panna punkt nende noorte inimeste õpingutele ja tegemistele meie koolis. Armsad noored, õnnitleme teid südames põhikooli lõpetamise puhul. Õpingud on sedapuhku jõudnud esimese suurema lõputunnustuseni ja üks eluetapp on teie jaoks tänasega lõppenud. Hariduse omandamine on tõsine ja aeganõudev töö, aga ennekõike on see investeering, mis tasub ennast alati ära. Meenutage täna, kuidas astusite 9-aasta eest arglikult ema, isa käe kõrval oma esimesse klassiruumi, kus ootas teid teie esimene õpetaja, kellega koos jagasite nii rõõme kui muresid. Nende aastate jooksul olete saanud palju targemaks, julgemaks, leidnud palju sõpru ja veetnud koos toredaid aega. Olete sirgunud tublideks neidudeks ja noormeesteks, kes vaatavad lootusrikkalt tulevikku. Iga lõpp tähendab ühtlasi millegi uue algust, nii ka teie puhul. Teie edasi õpingute ja kutsevalikul on kõik teed lahti. Soovime teile jõudu ja jaksu edasiseks eluks ja julgust kõige uue ja huvitava avastamisel. Täna on meie kõigi pidupäev. Tähistage ühiselt kooli lõpetamist, õnnistage oma kaaslasi ja tänage neid, kes on teid nii kaugel aidanud. Meie nende imeliste lõpetajate lapsevanematena soovime tänada kõiki koolitöötajaid, õpetajaid, kasvatajaid ja selleks palume teil siia tulla, et saaksime oma tänu edasi anda. Palun meie koolidirektor Signe Matteus. Õppele juhataja Piia Palge-Lepik. Huvijuht Maire Uusen. Meie koolisekretär Maile Käsmus. Tööõpetuse õpetaja Kristiina Liiborg. Kunst Alar Uus. Matemaatikaõpetaja Lauri Limba. Inglise keel Siiri Suppi. Kasvatuse ja jooga õpetaja Kaili Leht. Kehaline kasvatus ja treener Silver Sünberg. Ajalugu ühiskond Margus Maiske. Eesti keel kirjandus Piia Kessel. Ajalugu arvutiõpetus Heli Uus. Lasteaed muusikaõpetaja ja ka rahvatantsuõpetaja Tiiu Tulvik. Muusikaõpetaja Tangoole Tamberg. Vene keel Oksana Henderson.
Margus Laidmets. Andres Prista. Bussijuht ja poiste tööõpetus Andres Laansalu. Endine matemaatikaõpetaja Kairo Kivi. Kõige tähtsamad inimesed, tänu neil on lastel kõhud täis, abikokka ja Priiberg. Peakokk Jason Henderson. Hoiab korda meie koolis Reelika Lehmus ja Siiri Hannus. Sündmuste jäädvustaja Mai Arro. Ja peategelased, õpilaskodu juhataja Merle Esko. Kasvataja Rausa Halilooma. Ülne Sündor. Kasvataja Jevgeni Strik. Kasvataja Helena Strik. Palume kõigil püsti tõusta ja teha üks suur aplaus kõigile nendele nimelistele vabandust! Juhatajad. Nii kalm. Sattusin libedale teele. Kuidas ma sain teid ära unustada? Tiina. Lasteaiaõpetaja Lili. Meie kooli IT-mees Kevin Lee. Nüüd võite küll püsti tõusta. Teeme ühe suure aplausi meie kooli kollektiivile.
üheksandikud, te olete selle kõik ära teeninud. ja noored lähevad nüüd välja ja pärast seda on meie pidulik aktus lõppenud, aga mina ja ma usun, et kõik meie siin, me jääme teid ootama.